Tänapäeva Mäetaguse vald asub Ida-Viru maakonna keskosas Jõhvi kõrgustikul. Suure osa valla territooriumist hõlmavad metsad ja rabad, Muraka, Seli, Ratva, Kalina ja Linnassaare. Tähelepanu väärivad Mäetaguse vallseljak, Ratva, Kalina ja Selijärv, Selisoo 5 kilomeetri pikkune laudteena kulgev matkarada. Mäetaguse mõisaansambel ja mõisapargid, valla põhja ja keskosa jääb põlevkivikaevanduste piirkonda. Mäetaguse valla 2015. aasta eelarve on üle 5,5 miljoni euro. Alustades saatesarja Mäetaguse vallast, valla toimingutest igapäevaelus ja valla jätkusuutlikkusest järgnevatel aastatel, palusime kommenteerida Mäetaguse valla eelarvet ja arengusuundi 2016. aastaks vallavanemal Tauno Võhmar. Järgmise aasta eelarve koostamine on just käsil. On näha, et eelarve tuleb enam-vähem sarnane käesolevale aastale. Ja eks nagu teistelgi omavalitsustel eelarve üks eesmärk on see, et valla inimeste elukeskkond ja heaolu paraneks meie vallas. Et võib-olla suurematest investeeringutest, mis meil kavas on siin lähiajal, on jätkuvalt parandada inimeste, eelkõige maainimeste juurdepääsu teid, teha teed korda, siis lisaks kaunile mõisaümbrusele laiendada nii-öelda seda kaunidust ka alevikust väljapoole, ehk et me oleme alustanud vanade sovhoosiaegsete hoonete lammutamise projektiga ja loodame siis järgmisel aastal sellega jätkata. Siis täiustame veel mõisakompleksi, meil on siin üks vana viinaköögi hoone, mis siis eeldatavasti järgmiseks suvehakuks saab uue sisu ja ilme, mis annab siis ka meie spa-hotellile täiendavaid uusi võimalusi teenuseid pakkuda ja võiks äratada siis meie külaliste huvi rohkem siia oma sündmuseid pidama tulla. Üks järgmise aasta olulisemaid ettevõtmisi on Mäetagusel lasteaia juurdeehitus. Meie lasteaed saab ühe rühma juurde, valla ja kooli videovalve, et tagada parem turvalisus ja vältida siis neid lõhkumisi, mis siiski kahjuks üsna sageli veel täna Mäetagusel aset leiab. Mis puudutab nüüd erinevate valdkondade eelarveid, siis eeldatavasti raha kuskil vähemaks ei võeta, et kindlasti vallavalitsus jälgib seda, et vähem aga teha rohkem, ehk et olla efektiivsem, olla paindlikum ja mitte ka priiskavalt siis kulutada. Mida on kavandatud pikemas perspektiivis? Sellel aastal käimitunud mõned uued tegevused, mida hea meelega nii meie inimestele kui ka vallakülalistele tutvustaks. Et hästi on läinud tööle käsitöömaja, kus siis pakutakse võimalust nii gruppidel kui ka üksikisikutel tulla ja oma kätt harjutada. Nüüd sügisel me leppisime kokku, et me proovime rohkem hinge sisse puhuda meie jäägrimuuseumile. Et tänaseks on juba osad kooligrupid meil olemas linnades, kes tulevad ja kellel tehakse sellest vaunast ja seal olevatest topistest väga hea õppeseminar. Siis, mida võib-olla siis meie lähipiirkonna inimesed teada võiksid, on, et meil on arendusjärgus mitu planeeringut, kuhu me kavandame siis uusi elamurajoone. Ja mis on jälle Mäetaguse valla võimalus erinevalt teistest on see, et Mäetaguse vald võimaldab siis sinna ka need kommunikatsioonid valla eelarvelistest vahenditest ära ehitada, mis peaks meie arvates motiveerima siis või panema inimesed kaaluma, et neid krunte endale soetada ja luua oma kodu Mäetaguse valda. Mis eristab Mäetaguse valda teistest Ida-Viru omavalitsustest? Eks me otsimegi seda, mitte ei otsi oma nägu, vaid me püüamegi olla positiivsed ja positiivselt ka eristuda. Ma võib-olla selle ilmestamiseks toon ühe näite, millega me samuti hetkel tegeleme, on meie valla territooriumil asuvad bussipeatused. Et need on vanad,
mitukümmend aastat vanad bussipeatused, aga ütleme, suhteliselt korras, aga küll on värv koorunud, nad ei näe väga ilusad välja ja osad on viltu vajunud ja osad tuleb välja vahetada. Aga see mõte on see, et teha vanast midagi erilist, et me töötame praegu selle kallal, et paigaldada nendele bussipeatustele päikesepaneelidega LED-valgustid, et siis õpilane, kes seda bussi ootab või bussi pealt maha tuleb, et tal oleks samamoodi suurem turvalisus, et seal on siis need bussipeatused on valgustatud väga innovatiivselt, me muidugi värvime nad üle, teeme nad ka esteetiliselt ilusaks, aga see loob selle võimaluse, mida võiks nagu vaimusilmas ette kujutada, et kui näiteks sealt Koltsinalt Tartu maanteed hakata tulema Kohtla-Järve suunas, et siis üks bussipeatus ühel pool teed, teine teisel pool teed, et õhtusel ajal nad säravad nagu jaanituled. Ja seda võib mõtteliselt mõelda, kui see oleks nagu justkui selline promenaad, eks ole, Mäetaguselt Kohtla-Järvele ja see on põnev. Ma tahaks uskuda, et meil see õnnestub, see projekt ja see saab olema selline jälle eripärane ja huvitav.